tere sulle Meeri Taro lehele. Selle nädala prognoosi toovad sinuni sellised imekaunid ja hästi huvitavad tarokaardid. Mulle endale väga see pakk meeldib, sest ta on nii ebatavaline. Siin on kunstnik, taro autor kasutanud fotokunsti, täiesti realistlikku fotokunsti, et ta on nii teise energiaga kui teised pakid, mis minu kogus on. Aga siis selle nädala üldise energia positsioonis on selline tarokaart nagu maag. Maag on hästi võimas kaart. Ta on tõeline alkeemik, looja. Nädal võibki tulla selline, kus sa tajud ja tunned, et sa oled enesekindel, teotahteline ja kõik see vägi otse kui toetab ja juhib sind ja aitab ideed ellu viia. Sellel nädalal on aeg tegutseda, toimetada ja usaldades ennast astuda konkreetseid samme. Ja sa võid olla ka kindel, et mitte midagi ei ole sulle üle jõu käivat. Usu endasse ja ainult sina tead, kuidas saada seda, mida sa ise endale igatsed. Ja sul on olemas kõik oskused ja võim ja vahendid, et muuta oma elu selliseks meistriteoseks, nagu sa seda soovid, et ole lihtsalt julge. Nädal võibki avada sinu ees palju selliseid erilisi uksi, kust sa saad julgusega läbi astuda, aga pea meeles kindlasti siis ka seda, et unistamisest ainult ei piisa, et tuleks astuda ka täiesti konkreetsed ja reaalsed sammud, et seda saada, mida sa siis soovid. Suhete valdkonda iseloomustab selline tarokaart nagu karikate kuus. Karikate kuus on heaendeline ja mõnus kaart. Ta on selline jagamine ja suhete nurgas on ta just väga nagu positiivne, et kõigile jagub, kõik saavad, suhted võivad olla sellised natuke lapsemeelsed ja hästi siirad ja miks ka mitte nagu kasutada selle nädala siirast ja sellist avatud energiat. Ja kui sul on mõni luukere kuskil kapis, siis lase valgust kappi ja tea, et mida vähem on saladusi sul oma kallite kaaslaste ees, et seda kergem ja lihtsam on see suhe ja seda voolavam on selle suhte energia. Just vabadus võib olla ka üks märksõna, mida see kaart suhetesse sellel nädalal toob. Nüüd töö ja raha valdkonda iseloomustab selline tarokaart nagu mõõkade 4. Mõõkade 4 sümboliseerib otse kui sellist peale sunnitud pausi. Vaata enda sisse ja vaata, kas see töö on üldse see, mida sa tahad teha või et kas see suund on see, mida sa soovid või peaksid kusagil midagi korrigeerima. Ja kui sul töö juures asjad ei suju või siis ära suru, vaid lihtsalt kasuta seda pausigi iseenese jaoks ja võta aeg maha. Vahel kõiksus korrigeerib ise meie plaane, kui me oleme väga rappa liikunud endaga või suure hurraaga endale liiga tegemas, et siis kõiksus sekkub ja paneb asjad otse kui ootel, et tea, et sa oled hoitud, et paus võib olla see, mida sa saad ära kasutada iseenda hüvanguks. Ja hea on, kui see paus tuleb niimoodi positiivselt seisakuna, mitte näiteks terviserikke või millegi suuremana. Nüüd suhete valdkonda iseloomustab selline tarokaart nagu karikate 3. Karikate 3 on selline mõnus kaart, mis ta on nagu hästi positiivse energiaga, et ta toob rõõmu ja kergust ja sellist otse kui pidupäeva on ju. Emotsioone on palju, mida kõrgemad ja rõõmsamad on meie tunded, seda parem on ka meie füüsiline tervis.
Sellel nädalal sa võid saada mingi positiivse idee, kuidas oma tervist veel toetada paremini. Et kindlasti kasuta seda ja ära jäta seda ainult nagu mõttetasandile, vaid astu ka konkreetsed sammud, sest see nädala üldine energia toetab just sellist praktilist liikumist. Ja miks mitte kaasata ka sõbrannad oma terviseplaanidesse ja võib-olla nad ühinevad sinuga, sest koos on ju alati mõnusam nii trennida kui alustada uut toitumist või mis iganes sinu tervist just sellel hetkel toetab. Usu endasse, tea, et sul on kõik vajalikud võimalikkused ja vahendid olemas, kuidas luua endale kergust ja helgust ja just nagu füüsilisse kehasse siis. Ka kaunist nädalat sulle!